Palju uusi arenguid seoses teismelise kummalise surmaga paadireisil, mis toimus 4. juuli tähistamiseks. Salapärased asjaolud, kuidas ta maha jäeti ning tema surnukeha leiti lõpuks ühe saare rannikult. Praegu lähevad need asjaolud ainult segasemaks. Seega hakkame me kõike seda läbi sõeluma ja toome teieni kõige värskemad uudised. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Vaadake, te teate, kui te jälgite meid siin Cyberis, siis me räägime alati sealsetest riskidest ja ohtudest. Kas te olete kunagi mõelnud andmelekkest? Sina ja su lähedased, sinu isiklik teave on pidevalt lekkimisohus. Ja just sellepärast tahan ma, et te kõik hoiakstes oma andmed internetis turvaliselt. Siin on, kuidas seda teha. Incogni jälitab kõiki neid vanu postitusi ja otsingusaite, mis sinu infot avaldavad ning nõuab siis selle eemaldamist. Ausalt, ma olin šokeeritud. Selgus, et andmebaasides oli minu teave ja mõne päevaga eemaldas Incogni need kõik. Seadistamine on ülimalt lihtne. Sa lihtsalt lood konto ja Incogni teeb ülejäänu ise ära. Ja nende piiramatute plaanide kohandatud eemaldamise funktsioon võimaldab sul esitada konkreetseid linke, mida nende privaatsuse eksperdid isiklikult uurivad ja eemaldavad. Nad ei saa sulle kahju teha, kui nad sind üles ei leia. Kasuta all oleval linkil koodi Sidebar ja saa aastaplaanilt 60% soodustust aadressil incogni.com/incogni.com/sidebar. Olgu, me tuleme tagasi loo juurde, mis on seda Mississippi kogukonda kummitanud. See on lugu, mis on praegu kogu riigi tähelepanu köitnud. Me räägime 18-aastase Nolan Wellsi surmast, kes oli ülikooli sportlane ja armastatud poeg. Ta oli noormees, kelle kohta politsei ütleb, et ta läks lihtsalt koos sõpradega Barriere-saarele USA iseseisvuspäeva tähistama ega tulnudki enam koju. Me olime sellel teemal, kui see laastav uudis tuli. Te mäletate, et selle nädala alguses rääkisime ühe United Cajun Navy liikmega, kes oli tegelikult osa sellest Nolanit otsinud meeskonnast õhus, kui tuli uudis, et pargiteenistuse valvur leidis Nolani surnukeha. Ja sellest ajast alates on olnud olulised arengud, millest peame rääkima. Tegelikult on see juhtum saanud nii palju tähelepanu, et isegi mõned tuntud nimed on sõna võtnud. Nimetades seda juhtumit tragöödiaks, kuid palvetades õigluse ja läbipaistvuse eest. Ja see on samuti huvitav. On olemas kohtunik, kellel näib olevat selle juhtumiga seos ja kes on nüüd sõna võtnud, soovides justkui need kuulujutud tema perekonna seotuse või osaluse kohta ümber lükata. Ja nüüd on see juhtum seotud võib-olla ühe riigi kõige tuntuma kodanikuõiguste advokaadiga. Ben Crump, kes rääkis hiljuti ABC Newsile, tõstatas selle juhtumi käsitlemise kohta tõsiseid küsimusi. Nüüd esindab ta Nolani perekonda. Ja samal ajal lennutatakse Nolani surnukeha osariigist välja sõltumatule lahkamisele, mille tulemusi oodatakse väidetavalt juba homme. Aga ma tahaksin korraks peatuda, sest palju on juhtunud ja ma tahan enne detailidesse laskumist sellest aru saada. Kõik sai alguse sellest reisist Horn Islandile 4. juulil. Kui sa ei tea, siis Horn Island on pikk ja kitsas barjäärisaar. See asub umbes 10 miili kaugusel Mississippi rannikust. See on osa Gulf Islands National Seashore'ist ja sinna pääseb ainult paadiga. See on tuntud koht, kuhu inimesed armastavad minna vee peale lõbutsema, eriti sellisel pühal nagu 4. juuli. Ja just seda väidavad võimud, et 18-aastane Nolan Wells ja tema sõbrad otsustasidki teha. Nad võtsid väidetavalt erapaadi ja sõitsid päevaks saarele ning midagi läks seal olles valesti. Politsei andmetel nähti Nolani viimati umbes kell 15:00 Horn Islandi loodenurgas. Tema sõbrad ütlesid otsijatele väidetavalt, et ta tahtis jääda maha, et ühe tüdrukuga rääkida ja plaanis tagasi tulla koos teise seltskonnaga. Lõpuks nad lahkusid. Kuid kui Nolan koju ei naasnud, teatas tema ema tema kadumisest, mis käivitas ulatusliku otsingu, milles osalesid mitmed ametkonnad, sealhulgas Jacksoni maakonna šerifi büroo ja United Cajun Navy. Me rääkisime eelmises episoodis United Cajun Navy asepresidendi Brian Trasheriga, sest ta oli otsingutel osalenud. Ta otsis tegelikult õhust, kui tuli teade Nolani surnukeha leidmisest. Ma nägin surnukeha umbes 300 jala kõrguselt õhust ja ma võin öelda, et see ei tundunud veest läbi imbunud. See oli vees olnud vaid paar päeva. Kuid siiski andis šerifi büroo välja avalduse, milles öeldi, et neil ei ole põhjust arvata, et see ei olnud Nolan. Jah, nii et pargivalvur leidis selle surnukeha saare loodetipu lähistel veest 7. juulil. Perekond kinnitas, et see oli Nolan. Aga siin lähevad asjad keeruliseks, sest sellest ajast alates on juhtum võtnud uusi pöördeid. Küsimused on ainult süvenenud.
ja ma tahan rääkida sellest, mis praegu toimub. Ja nüüd tahan ma kutsuda kellegi, kes aitaks kõigest toimuvast paremini aru saada. Minuga liitub nüüd kodanikuõiguste advokaat, saatesõber Joe Richardson. Joe, aitäh, et tulid saatesse. Eriti arvestades, et oled konverentsil, oled sa oma ajaga väga helde. Nii et aitäh, Joe. Alati on hea siin sinuga olla, Jeff. Sa alati. Aitäh, ma tunnen samamoodi. Nii et ma tahan alustada kõige olulisemast arengust siin, eks? Võib-olla kõige olulisem areng. Perekond on palganud Ben Crumpi, kes nüüd neid esindab. Ta on viimastel aastatel olnud seotud mõne riigi kõige tuntuma juhtumiga, kui sellele mõelda, eks. Ta on esindanud George Floydi, Trayvon Martini ja Breonna Taylori perekondi. Ja ta avaldas sel nädalal avalduse, mis on pälvinud paljude inimeste tähelepanu. Ma tahan sellest osa ette lugeda. Tsitaat. Nolan Welsey perekond, keda me esindame, kaotas armastatud poja, meeskonnakaaslase ja sõbra, kes läks 4. juuli pidustustele, kuid ei tulnudki enam koju. Söödupüüdja Southwest Mississippi Community Colleges valmistus naasma eelseisvaks jalgpallihooajaks ja oleks järgmisel kuul saanud 19-aastaseks. Tema perekond väärib vastuseid. Nad väärivad tõde. Me ei puhka enne, kui iga fakt sellest, mis Nolaniga Horni saarel juhtus, on päevavalgele toodud. Ja me kutsume uurijaid üles seda juhtumit käsitlema sellise kiireloomulisuse ja läbipaistvusega, mida see pere väärib. Nüüd rääkis Crump ka ABC Newsiga ja avaldas, et Nolani surnukeha viiakse sõltumatule lahangule Washingtoni DC-sse, öeldes, et perekonnal on muresid uurimise läbiviimise pärast Mississippi osariigis. Joe, enne kui ma üldse sõltumatu lahkamise juurde lähen, miks palgata advokaat? Kõigi nende asjade pärast, mida sa ei tea. Asjad juhtuvad väga kiiresti, kui tegemist on surmaga. Ja jumal hoidku, kui on midagi, mida varjata. Me ei ütle, et see nii on, aga kui pärast lahkamist oleks midagi varjata ja sa paned selle keha mulda, siis keha ei anna sulle enam vastuseid. Ja me räägime lahkamisest veelgi, aga see on üks asi, mida advokaat teeb. Korraldab sulle eralahkamise. Ben Crumpi puhul toob ta sulle ka tähelepanu, mis tekitab küsimusi ja avaldab survet neile, kes peaksid põhjalikult uurima ja nii edasi. Kuna on vastamata küsimusi, pead tegema kõik endast oleneva, et jõuda olukorrani, kus igale võimalikule küsimusele on vastus olemas. Sa ei ole veel seal, aga kas igale võimalikule küsimusele on vastus olemas? Kui vastus on ei ja sa leiad advokaadi, kes suudab tähelepanu tõmmata, olukorda uurida, osutada asjadele ning tegeleda ka meediaga, siis just seda sa peadki tegema. Kas see annab sulle märku, et kas perekond või sõbrad usuvad, et selle uurimisega pole kõik korras või tehakse seda lihtsalt igaks juhuks? Nad teavad, et see saab palju tähelepanu. Nagu sa ütlesid, Ben Crump on tuntud tegelane õigustööstuses. Sa mõtled, kas tal on oma kanalid õiguskaitseorganitega, omad allikad, kas ta saab avaldada survet õiguskaitsele või prokuratuurile või kellele iganes ja ma ei ütle, et oleks mingit kuritegu toime pandud. Aga kas see annab sulle märku, et midagi pole korras või perekond arvab, et midagi pole korras? Jah, ma arvan, et see võib väga hästi nii olla. Ma mõtlen, Ben Crump, tead küll, ta on tuntud üle kogu riigi. Ma olen teda näinud San Bernardinos, minu tänava lähedal. Aga ta sai üleriigiliselt tuntuks just Floridas. Tead küll, kus ta pärit on. Aga tal on loomulikult sidemed lõunaga, tugevad sidemed lõunaga, ta käis koolis lõunas, on tegelenud juhtumitega Mississippis ja nii edasi. Nii et oleks loogiline, et Ben Crump või keegi tema sarnane suudaks kohe õigeid nuppe vajutada. Ja hakata esitama õigeid küsimusi ning kasutama õigeid ressursse, teha õigeid kõnesid, et aru saada, mis uurimise juures on valesti. Nii, et see ei ole ainult tõe või selle kohta teada oleva väljaselgitamine, vaid ka küsimus, kas midagi tehakse teisiti kui tavaliselt. Nii et tema toobki lauale kõik need asjad. Kas jurist saab seaduslikult esitada kohtule mingi avalduse või pöördumise, et avaldada survet õiguskaitseorganitele või suunata neid andma perekonnale teavet? Ma arvan, et tuleb vaadata, kas ja mil määral siin võimul olevad isikud. Praegu on see minu arvates Mississippi osariik. Ei tee seda, mida nad tavaliselt teeksid. Kui midagi ei tehta kättesaadavaks nii kiiresti, kui tavaliselt tehakse, siis peamine on see, et asutused satuvad hätta, kui nad ei järgi oma enda reegleid, eks? Seega on tõesti oluline veenduda, et nad järgivad oma enda reegleid
ja kui sa küsid midagi, mille kohta võib-olla on mingi hall ala, siis avaldage salvestis. Vabastamine, tead, sageli peame me näiteks silmas kehakaamera salvestist, kui jutt käib politseist ja sellistest asjadest. Me oleme piisavalt kaugel, et nende reeglite kohta on sageli juba konkreetsed juhised olemas. Aga kui on hall ala, kus pole konkreetset keeldu millegi avaldamise kohta, mingi info avaldamise, X, Y või Z tegemise kohta, ja politsei või uurijad seda ei tee, siis võib-olla just see ongi see, millele meedia tähelepanu aitab kaasa, eriti kui tead, olukord on nüüd vastupidine. Sageli, kui inimesi peatatakse või nad puutuvad politseiga kokku, öeldakse, kui sul pole midagi varjata, siis lase mul autot läbi otsida. Nüüd on inimesed need, kes ütlevad võimudele. Kui teil pole midagi varjata, olge nii läbipaistvad, kui seadus lubab ja andke meile kogu info, mida me juhtunu kohta teada võime saada. Kas see on ka, ja ma ei ütle, et see oleks perekonna motiiv, aga kas on ka võimalik, et sellise firma palkamise eesmärk on hakata uurima, kas on olemas alus võimalikuks kohtuasjaks? Absoluutselt, selles pole kahtlustki, sest mida Ben Crump ja teised tema sarnased teevad ning mida me kõik püüame teha, on leida üles need kohad, kus on puudujäägid. Siin on need puudujäägid, siin on need asjad, mida me ei tea, aga peaksime teadma. Võib-olla on ka asju, mida me ei saa kunagi teada, sest me ei olnud ise kohal. Aga millised on need asjad, mis on paigast ära, mida me suudame välja selgitada ja millised on need, mida me teame, et me ei suuda välja selgitada? Ja küsimus tekib, niivõrd kuivõrd nad seda suudavad, siis miks ei täida võimud, uurijad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi kõiki neid lünki? Et mitte ette rutata, sõltuvalt sellest, mida sa küsima hakkad. Aga siin on veel see element, et ühe neist laste ema on kohtunik. Jah, ma tahan sellest rääkida. Olgu. Ja tema on ka sellesse ka sekkunud. Nii et sellega tegeleb palju mõjukaid inimesi. Sellepärast on nii oluline sellele võimalikult palju tähelepanu pöörata, aga sa tahad ka aru saada, kas ja mil määral võidi rikkuda seaduslikke õigusi või kas on midagi, mis võiks anda alust õiguslikuks nõudeks. Ma tahan küsida selle sõltumatu lahkamise kohta. Miks teha sõltumatu lahkamine? Miks seda tellida? Miks teha seda väljaspool Mississippit? See on ju oluline samm. Osariigi kohtuarst tegi väidetavalt lahkamise juba 7. juulil. Ametnikud ütlevad nüüd, et tulemused võivad võtta paar nädalat, sest tehakse toksikoloogilisi ja muid teste. Aga Crump on öelnud, et sõltumatu lahkamise tulemusi oodatakse juba homme. Ja rääkides ABC Newsiga, ütles Crump, et me püüame olla väga läbipaistvad, sest perekonnal on teatud mured seoses Mississippi osariigi uurimisega. Meil on uurijad, kes räägivad tunnistajatega, kellel pole mingit seost ega lojaalsust osariigile. Ja see on oluline. Mis siin toimub, Joe? Ma arvan, et nad vaatavad mõlemale poole, enne kui tänavat ületavad. Üks suurimaid tõendeid on surnukeha. Ma ei taha kõlada morbiidselt või midagi sellist, aga kui väidetakse uppumist ja on vigastusi, mis ei sobi kokku uppumisega, siis teame, et see tekitab rohkem küsimusi ja loob rohkem probleeme. On ka argument, et võib-olla Mississippi osariigil, sõltuvalt sellest, mis võis juhtuda, sõltuvalt sellest, mida nad kahtlustavad, kuid mida nad ei saa kindlalt tõestada, võib olla motivatsioon asi lõpetatuks kuulutada. Ma olen tegelenud juhtumitega, kus sa üritad infot välja selgitada ja suhted kohtuarstiga või uurijatega, tulekahju uurijatega ja nii edasi. Pane siia sobiv ametinimetus. Kui miski sobib nende narratiiviga ja nad saavad selle kõrvale panna, siis nad teevadki nii. Me tahaksime öelda, et ei jäta ühtegi kini ümber pööramata ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga see ei ole alati nii. Mis on siis parim viis olla kindel, et oled leidnud kogu võimaliku info? Ma arvan, et see ongi põhjus, miks sa pead tegema sõltumatu lahkamise, sest tead, on olemas stsenaarium, kus ja me räägime sügavast lõunast, me räägime väga pingelisest poliitilisest ajast. Me räägime ühest mustanahalisest lapsest koos mitme valgenahalise lapsega. On olukord, kus võib-olla on midagi varjata ja keegi võib selles osas pooli valida. Aga keha ise võiks teoreetiliselt vähemalt mõningaid muresid leevendada selle kohta, kuidas keegi võis surra, tead küll ja nii edasi. Ja võib öelda, et sa saad kindlasti kiiremini infot. See küsimus võib olla kooskõlas sellega, millega... Aga see ongi ju iva, eks? Kuidas sa saad kiiremini infot, kui riiklik ekspertiis ütleb, et me ei saa lõplikult järeldada, mis juhtus, enne kui me teeme need lisatestid? Sellepärast võtabki see nädalaid aega. Kas ei võiks olla nii, et kui sul on sõltumatu lahkamine ja nad tulevad juba homme tulemustega, siis see pole nii põhjalik või vaatan ma seda valest küljest? Ma ei arva, et sa vaatad seda valest küljest. Ma arvan, et sellele ongi oma põhjendus, aga ma arvan ka, et saad seda, mille eest maksad.
sest sõltumatu lahkamine ei ole odav, sellepärast enamik inimesi seda ei tee. On palju inimesi, kes ei taha uskuda, mida kohtuarst selle või teise asja kohta ütles. Mul oli hiljuti juhtum, kus kohtuarst määras surmaviisi vastavalt sellele, mis sündmuskohal juhtus ja lähtus uurijate ütlustest, sealhulgas inimese varasemast ajaloost. Nii, et paljud asjad võivad mõjutada seda, et saad võib-olla sama teabe, aga on teatud asju, mida saad kiiremini teada. Sõltumatu lahang ei anna sulle ka kohe kõiki vastuseid, aga sa võid saada mõningaid vihjeid natuke kiiremini, kui saaksid ametlikku teed pidi. Nii et siin on mõlemad asjad korraga mängus. Inimesed võivad väita, et kui see on kiirem, siis ilmselt ei saa see olla hea teave. Aga teiselt poolt on neid, kes võivad uskuda halvimasse stsenaariumisse. Et kui see on avalik teave inimeste käes, kellel võib olla midagi varjata või kes on seotud mõjukate inimestega, siis ei saa me võib-olla olla nii kindlad tulemuses, kui tahaksime. Ja see annab vähemalt perekonnale mõned vastused ning võimaluse leida vastuolusid sellega, mida osariigi kohtumeditsiini ekspert on leidnud. Nii et ma tahan rääkida millesti muust. Sa mainisid seda, kohtunikku. On olemas kohtunik, kes on ilmselt selle juhtumiga otseselt seotud ja on nüüd oma vaikimise murdnud. Me räägime kantsleri kohtunik Ashley Cole'ist, kelle poeg oli üks neist sõpradest, kes koos Nolaniga paadireisil käis. Ta postitas Facebooki pika avalduse, öeldes, tsitaat, meie poeg armastas Nolanit väga. Kahjuks tunnen, et on sobilik meie pere poolt mõned kuulujutud faktidega ümber lükata, arvestades sotsiaalmeedia tähelepanu, mis on pöördunud eemale Wellsi perekonnast ja nende kaotusest. Meie poega küsitles Jacksoni maakonna šerifi osakond ja ta tegi täielikult koostööd. Ta nägi Nolanit viimati umbes kell 15.00 4. juulil. Nad lahkusid umbes kell 16.30. Kui paat hakkas vett sisse võtma ja neil tekkis probleem pilsipumbaga. Nolan otsustas jääda saarele ja tulla hiljem koos teise sõprade grupiga tagasi mandrile. Minu pere loodab, et see teave aitab suunata tähelepanu tagasi Wellsi perekonnale, nende leinale ja nende vajadusele meie kogukonna toetuse järele. Joe, kõigepealt see on kohtunik, eks? Teiseks, ta ei pidanud avaldust tegema, aga tegi selle siiski ning andis väga konkreetseid üksikasju Nolani viimaste või mõnede viimaste liikumiste ja tegevuste kohta. Mida sina sellest järeldad? Kohtunik proovib ettevaatlikult pinda. Kohtunikud väldivad sageli avalike avalduste tegemist, sest nad on kohtunikud. Ja on huvitav, et ta selle avalduse teeb. Ja ma võin kihla vedada 10-1 vastu, et Jacksoni maakond on tõenäoliselt piisavalt väike koht, vähemalt kujundlikult, kui mitte sõna-sõnalt, kus ma võin kihla vedada 10-1 vastu, et ta tunneb prokuröri või prokurör tunneb teda. Ta tunneb uurijat, uurimisasutust või uurimisasutus tunneb teda ja ta tunneb kohtuarsti ametit või kohtuarsti amet tunneb teda. Nii et kõik selle kokku paned ja kui mina oleksin selle lahkunu pereliige, siis see ei pane mind sugugi rahulikult tundma. Ma arvan, et on üks asi, tegelikult 2 asja, millega need pered ja vanemad praegu nõustuda saavad. Ma ei usu, et kumbki neist soovis, et poeg sureks. Olgu. Ja ma usun, et nad mõlemad mõistavad, et kohtuniku laps, kohtunik ei taha ka, et tema laps vanglasse läheks. Nii et kõik see toimub, mis teeb uurimise läbipaistvuse veelgi olulisemaks. Ja kuigi ta esitas seda kui midagi, mis tõmbaks tähelepanu tagasi perekonnale, ta räägib perekonna leinast, ta ei räägi perekonnale õiglusest. Nii et siin on erinevus selles, mis tegelikult toimub. Kuidas sa asju näed, sõltub sellest, kus sa istud. Ja ma ei arva, et ta oleks pidanud üldse sellesse sekkuma. Ta otsustas seda teha, aga ma arvan, et seegi ütleb palju. Võib-olla. Kas sulle ei tundunud huvitav, et tegu oli hoopis teise sõpruskonnaga? Ta läks koos teise sõpruskonnaga. Jah, see oli huvitav. Jah, võimalik, et nende peale. Aga kas ta jättis teisele sõprade grupile oma mobiiltelefoni? Kui see on tõsi, siis nende sõnul ilmusid need sõbrad, kes ta maha jätsid, kuidagi välja tema mobiiltelefoniga. Nad ütlevad, et see on üsna eraldatud koht ja seal pole eriti levi. Ma ei tea, kui hästi sinu mobiililevi töötab või midagi sellist, aga minu arvates hoiaksin mina oma telefoni alles. Kui mul oleks 19-aastane laps, siis ükskõik, kas ma arvan, et see töötab või mitte, ei tuleks mulle pähegi lahkuda. Nii et see ongi praegu kõige suurem küsimus. Tegemist on kaudsete tõenditega kui sedagi. See pole DNA ega midagi sellist. Miks see noormees jättis neile telefoni, kui see tõesti nii oli? Mina ei olnud seal. See tekitab väga huvitavaid küsimusi. Ja kui sa kõik selle kokku paned,
siis ma mõistan mõlemat poolt, miks kohtunikus tema võib-olla tahab sellesse ettevaatlikult sekkuda. Vaatame, kus õiguskaitseorganid selle kõigega praegu on. Jacksoni maakonna šerifibüroo andis välja uuendatud pressiteate ja palub kõigil, kes olid 4. juulil Horni saarel või selle läheduses, endast teada andma, kui neil on originaalseid töötlemata fotosid või videoid, mis on sel ajal tehtud. Šerifibüroo ütles, et isegi info, mis võib tunduda ebaoluline, võib uurijatele osutuda väärtuslikuks. Julgustame kõiki, kellel on vahetut teavet, endast teada andma. Šerif märkis ka, et Horni saarel ei olnud valvekaameraid. See muudab iga salvestatud materjali või mis tahes jäädvustuse veelgi väärtuslikumaks. Joe, mida see sulle ütleb, et šerifi büroo nüüd sellise üleskutse teeb? Mida nad loodavad leida? Ütle sina mulle. Noh, mulle tundus see huvitav, võib-olla ei tähenda see teistele midagi või neile endile ka mitte ja pole põhjust muretsemiseks. Aga nad küsivad ainult vahetut infot. Vahetu info, fotod, sellised asjad, fotod, videod. Aga praegu ma ei tea, kas sa tahad olla valim selle info suhtes, mis sisse tuleb. Sinu töö on see läbi sorteerida. Ja kui mitte mingil muul põhjusel, siis kogu selle läbipaistvuse tõttu, mida olukord nüüd nõuab. Olgu. Tead, täpselt nagu kohtusse minnes, kui ma lähen kohtusse, siis kuuldustel põhinev info ei pruugi olla tõendina lubatav, aga see on menetluses väljanõutav. Võib-olla kui kellegi ühe neist lastest tüdruksõber kuulis, kuidas üks neist poistest midagi ütles, ühe tüdruksõbra sõber ütles, ma kahetsen seda. See oleks midagi, mida tasuks edasi uurida, isegi kui see pole esmakäeline info. Nii, et esmakäelisest infost võime hiljem rääkida. Aga igaüks, kellel on midagi öelda, kui sa korraldad laiapõhjalise infootsingu, siis minu arvates ei tohiks sa inimestele öelda, et anna mulle ainult seda tüüpi infot. Sest sina oled uurimisasutus ja sina suudab välja selgitada ja eristada, mis on hea, mis mitte, millele saab järge ajada. Ja ma arvan, et kaamerate puudumise, samuti paljude esmakäeliste andmete puudumise tõttu, mida võib olla rohkem asustatud kohas ja nii edasi, ma arvan, et see teeb veelgi olulisemaks hankida infot igal poolt, kust võimalik. Ja sina teed tööd selle nimel, et see info läbi sorteerida, et vältida nii tegeliku kui ka näilist sobimatust. Sa oled teinud kõik, mis võimalik, et vastata igale küsimusele, millele saad, et kõik saaksid edasi liikuda. Rääkides videost, tasub märkida, et internetis on olnud mõningaid spekulatsioone, sealhulgas need TMZ raportid, mille kohaselt võimud uurivad videot, mis väidetavalt näitab seda tulist vaidlust, mis sel päeval sellel saarel või selle lähedal aset leidis. Ma ütlen sulle, ma ei tea, kas sa oled seda näinud, aga ma ütlen, et šerifi büroo pole seda isegi kinnitanud. Ma ei tea, kas sa oled seda videot näinud, aga mis sa sellest arvad? No, tead, see on veel üks asi, mida jälgida. Tead, ma ütlen sulle, muuseas on hämmastav, kui tihti meil on kõik need uudistekanalid, ABC-d ja CBS-id, aga siis tuleb TMZ ja boom, see asi, tead küll, mida ma mõtlen. Ja sa pead seda kindlasti edasi uurima, sest kui on võimalus, et see tegelikult juhtus seal, siis see võib midagi seletada, teab küll. Nii et parem on, kui mul on see info olemas, uurin selle välja ja saan aru, et ma ei vaja seda, kui et mul oleks seda vaja ja mul seda poleks. Nii et see on veel üks asi, mida edasi uurida. Ja see on veel üks osa, mis võib aidata seletada, miks nad ilmuvad välja tema mobiiltelefoniga, aga mitte temaga koos, eeldades, et see juhtus. Ma usun seda raportit, aga tead, on lihtsalt asju, mis ei tundu päris loogilised. Ja, vanemad teavad, kui midagi on valesti, kui nad teavad, et nende laps ei oleks kunagi ilma oma mobiiltelefonita. Ma tean, et minu laps ei oleks kunagi ilma oma telefonita, mitte mingil juhul, mitte vabatahtlikult. Ja kas see tähendab, et kellelegi tuleks täie rangusega karistada ja lausa surma mõista? Ei, mitte tingimata, aga see on asi, mida me peame uurima ja mitte midagi uurimata jätta ja kohtunik sellest ei rääkinud. Ei, ja vaata, see viib tagasi suurema küsimuseni. Miks sellele kõigele nii palju tähelepanu ja survet pannakse? Tuleb mainida ka seda, et surve tuleb ka väljaspoolt õiguskaitseorganeid. Sul on esindaja Benny Thompson, Mississippi demokraat, kes on kutsunud uurijaid üles läbi viima läbipaistvat ja õigeaegset uurimist. NAACP postitas Instagramis, öeldes, et nende mõtted on pere ja sõprade juures. Ja ma tegelikult tahan nüüd minna pere teema juurde, sest vaadake, nad läbivad midagi, mida keegi ei peaks kogema. Ma mõtlen, üks asi on seda läbi elada, aga nüüd on sellele kogu see tähelepanu suunatud. Ja Nolani ema on kogu selle aja jooksul sotsiaalmeediasse postitanud ning ta jagas seda südantlõhestavat uudist, kui tema poja surnukeha leiti. Aga nüüd palub ta midagi muud. Ta postitas selle hiljuti Facebooki, seal on kirjas, tsiteerin.
Tunneme oma Nolanist iga päev, iga sekund kohutavalt puudust. See on olnud meie elu kõige raskem aeg. Tema õdede-vendade Leinaga toimetuleku jälgimine lisab kurbusele veel ühe kihi. Palun hoidke meid oma palvetes ja jätkake meie privaatsuse austamist. Sellel on veel üks tahk. Sest kui me räägime videotest või nendest videotest, mis on seal väljas, siis ilmselt on olemas need tehisintellekti poolt loodud video või videod, mis on internetis ringelnud. Näib, et need näitavad Nolani ema ütlemas, et ta ei korralda Nolanile matuseid. On olemas isegi video, mis näitavat väidetavalt temast tehtud kaadreid. Tema ema postitas selle video Facebooki, nimetades seda põltsiks ja paludes inimestel perekonda rahule jätta. See on hoopis teistsugune probleem ohvritele ja nende peredele või neile, kes lihtsalt kaotavad lähedasi aastal 2026. Eks? Ma mõtlen, mida sina sellest arvad? Ja muide, kas kellelgi on õigus hagi esitada? Kas neil on seaduslik alus võtta midagi ette nende inimeste vastu, kes teevad neist tehisintellekti abil videoid? No jah, see on tõesti keeruline küsimus. See on suurepärane näide sellest, kuidas seadus ei pruugi olla veel jõudnud järele kõigile võimalikele olukordadele, mis on seotud tehisintellekti või tehnoloogiaga, eks? Ja seetõttu tekibki küsimus. Kui avaldatakse midagi, mille kohta teatakse, et see ei vasta tõele, siis võib olla tegu laimuga. See on tõesti huvitav, sest ma ei ole kunagi mõelnud laimule just selles konkreetses kontekstis. Aga kui keegi ütleb midagi, mis on teadlikult vale, siis võiks see sõltuvalt jurisdiktsioonist olla üks võimalus. Hingeliste kannatuste tekitamine kõigis selle vormides, olgu see tahtlik või hooletu. Ma kujutan ette ka olukorda, kus keegi kasutab sinu nime, kujutist ja isikukuvandit isiklikuks kasuks. Kui nad teevad videoid, saavad selle eest klikke ja teenivad raha. Ma ei ütle, et nii juhtus, aga see on ka üks võimalus. Õige. Ja ma mõtlen, et seal on teatud asju, sa pead natuke oma mõtlemist kohandama, sest me elame selles tehisintellekti ajastus. Aga jällegi, nüüd sa räägid tehisintellektist. Sa räägid sellest, mis on päris ja mis on põlts ning kuidas sa võid meid viia eemale sellest, mis tegelikult oluline on. Siin mängivad rolli rassiküsimused, poliitika ja kõik need muud asjad. Ja seetõttu, sõltuvalt sellest, kes sa oled ja kellest jutt käib, olgu selleks see lahkunud noormees või Kekin Clark, tekivad olukorrad, kus erinevate eesmärkidega inimesed võivad sellest kinni haarata ja sellega edasi minna. Ja nüüd on neil motivatsioon panna võits paistma ehtsana või ehtne võltsinguna. Ja see on omamoodi probleem. Kuidas sa sellest õigest läbi murdad? Nii et kuigi perekond andis teada, et nad otsivad abi ja püüavad välja selgitada, kus nende poeg on, siis mina suudan neid kindlasti mõista. Soovides privaatsust, mitte olla häiritud ja kindlasti mitte, et nende kohta öeldaks või vihjapaks midagi, mis pole tõsi või et neid kujutataks karikatuuride või tehisintellekti abil või muul taolisel viisil. Vaata, Joe, see on tõesti häiriv lugu. Sellel on uusi tahke. Ma tahan sellel silma peal hoida. Ma hindan, et sa tulid ja andsid meile mõtteainet. Ja veel kord, aitäh, et olid oma ajaga nii helde, sest ma tean, et sa oled konverentsil, aga ma tõesti tahtsin sinu arvamust kuulda. Nii et suur tänu, Joe. Hindan seda väga. On tore sinuga koos olla. See on au, Jesse. Hindan sind. Ja see ongi kõik, mis meil praegu siin Sidebaaris on, kallid kuulajad. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord, kallid kuulajad.